Nii, aga võime vist alustada. Tere tulemast tänasele ideede teisipäevale. See on erandkorras siis juba teine ideede teisipäev sel kuul. Kuna hetkel on väga palju põnevaid teemasid õhus ja pinevad ajad, siis asju, mida arutada jagub. Mina olen Katrin Riiljan Tartu linnavalitsuse ettevõtlusarengu osakonnast ja täna siin koos Tartu linnaga aitavad siis ideede teisipäeva ürituste sarja läbi viia Tartu Teaduspark ja Tartu ärinõuandla. Enne kui läheme tänaste külaliste juurde, siis tuletan webinaril osalejatele meelde, et teie mikrofonid on automaatselt lukus, aga väga teretulnud olete esitama oma küsimusi siin Q&A all või siis chatis, pigem isegi chatis ja kindlasti, kui te küsite, siis palun valige see all panelists ja all attendees, et siis näevad teised ka teie küsimusi. Aga see oli nüüd lühike sissejuhatus, et ma annaksin sõna nüüd tänastele külalistele, kelleks on siis Kristjan-Valter Kask tootmisettevõttest Punch Drinks ja Mikk Valtna restoranist 3 Tilli. Kristjan, võib-olla sina alustad, et räägid natukene iseendast, ettevõtte taustast ja mis on need olulised sammud, mis on sind tänasesse päeva toonud. Okei. Tere kõige minu poolt ka. Minu esimesed ettevõtte sammud toimusid umbes niimoodi, et ma ise olen ka Tartus ülikoolis käinud ja seal pikalt elanud. Ja siis, kuna meil oli sõpradega, meie enda lemmikbaar pandi kinni, mis oli kunagi Nott, siis me ei teadnud, kuhu minna. See oli vist aasta 2003 nüüd. Ja siis me käisime ülikoolis ka. Ja siis me võtsime kätte, tegime lihtsalt oma baari Vallikraavi tänavale sinna umbes üle tee, kus meil lemmikbaar kinni pandi. Selle nimi on Naiv, ta on endiselt seal ja on praegu Tartus tõenäoliselt populaarsemaid baare või vähemasti veel inimesi praegu seal jätkub ja on, eks ju. Ja nüüd siis teine ettevõtlus, siis suund, millega me tegeleme, teine ettevõte, siis tegelikult kasvas ka välja siis Tartust tegelikult. Punch Drinks on tegelikult Tartust siis asutatud. Ja kuna me seal baariga olime juba piisavalt palju tegelenud või 3-4 aastat enne, et see baarmen ka olnud, siis ühel hetkel sain nagu aru, et nagu esiteks kõigist nagu tavalisest kokteilidest on juba mitu korda ring peale tehtud, eks see veits igaven ja siis hakkasime seal kõigepealt mingit teega infuseerima džinni ja siis tegema mingit lokosti Tom Collinseid sellest on ja mis oli ka siis letis müügil, aga varsti nägid, et ega baarmen neid ette ei viitsi valmistada ja ühel hetkel siis mõtlesime, et okei, aga kui ma vaat kokteili pudelisse on ja siis saaks seda nagu mujal ka juua, kui ainult siin baaris ja teistele ka pakkuda, eks ju. Ja üleüldse ei saanud nagu aru, et aga miks ei panda häid kokteile nagu pudelitesse, et mis värk sellega on. No ja nüüd siis Punch Drinks nagu põhiliselt sellega tegelebki ja alkovabade jookidega ka, et me valmistame nii klassikalisi kokteile kui ka nagu erilisi kokteile vaatidesse ja pudelitesse ja purkidesse ja müüme seda nii kõikides suuremates kettides üle Eesti, üle 100 Horeka müügipunkti siin Eestis ja siis peale Eesti veel ka Soomes, Taanis, Rootsis ja alustame just UK-s. Et see oli see minu siis väike nagu sissejuhatus osa. Ja no, ma võin ka seda öelda kohe, et meie jaoks, eks me pärast jõuame siis selle viiruse juurde ja kuidas viirus on neid plaane muutnud. Et meie huvitav asi on see, et see viirus on ka meie selle core businessi ehk siis meie kokteilid teinud nagu arusaadavamaks. Et nüüd on niimoodi, et kunagi varem pole teinud baarid nii palju käsitöö kokteile ise kaasa, pannud pudelitesse. 3 Tilli, Mikk, te ju panite ka, eks ju? Me teeme kõvasti, jah. Te teete kõvasti, eks ju. Et mis on niisugune tore asi meile, et kunagi varem pole hea kvaliteediga käsitöö kokteilid olnud inimestele arusaadavam, kui nad on täna. Et seda mitte ainult nii Eestis, vaid igal pool Euroopas, kus neid kokteile on niimoodi siis restod ja kokteilibaarid kaasa müünud on, et meil on selles mõttes nagu eriti funnid ajad selles aspektis ka on ja nüüd jah, et uue asjana, mis siis
hakkasime tegema siis kõige selle kriitilisemale, hakkasime tegema käte ja pindade desinfitseerimisvahenditeni. Et see on nüüd meil nagu, seda me nüüd jäämegi tegema ja see meil ka nagu väga toredasti välja kukkunud praeguseks ajamasti ja no, et sellest siis võime pärast pikemalt rääkida. Aitäh, Kristjan! Nii, minu kord siis, jah. Ma olen Mikk ja mina olen siin tõenäoliselt ettevõtjana. Oma selliste ettevõtlusteed ma alustasin umbes 5 aastat tagasi ja meie tegime, minu nii-öelda sellele teele on suuresti Tartu linn olnud abiks, sest meie alustasime kunagi jõe ääres, võtsime osa siuksest konkursist, kuhu sai omale baari teha jõe äärde. Ja siis me olime suhteliselt siuksed, võib öelda, et isegi nagu ainukesed, et seal oli väga vähe veel nagu tõsiseid tahtjaid. Me ise nägime sellest suurt potentsiaali. Tänaseks päevaks on meil käsil lepingu viimane aasta seal. Me oleme juba 6. aasta põhimõtteliselt, 6. suvi, siis 5 aastat, 6. suvi. Ja väike Kuuba baar, mida mina oman, on väga nagu suureks juba võiks öelda brändiks Eestis kujunenud. Me oleme tänasel päeval laienenud Pärnusse, meid oodatakse Tallinnasse igale poole. Põhimõtteliselt pea iga linnavalitsus, mis Eestis on, välja arvatud Kohtla-Järve võib-olla on meile kirjutanud ja helistanud ja küsinud, või noh, üldse erinevad inimesed, mitte ainult linnavalitsustest, vaid lihtsalt, et kuidas teha head baari. Ja me oleme sellest baarist sai alguse ka minu nii-öelda edasine äritee. Ma olen tänaseks päevaks 2 restorani omanik ja noh, üks jagu on veel tulemas, et siuke pidev areng toimub sellel asjal. Ja miks ma siin täna olen, tõenäoliselt ma räägin teile restoranist 3 Tilli, mille pärast 3 Tilli on eriline, on see, et 3 Tilli on väga suur restoran. Siin on umbes 150 kohta. Meil on tippajal on meil circa 60 töötajat, mis on omajagu töötajaid, kes teab vähegi töötajatest ja maksudest ja kõigest, kui palju on 60 töötaja eest tuleb hea seista, siis te teate. Ja ma siis tõenäoliselt räägin teile sellest, kuidas me kriisiga hakkama saime, mis seisus me praegu oleme ja kuidas 3 Tilli siis tulevikku näeb. Ja see on siuke lühike sissejuhatus. Aitäh, Mikk, sulle ka. Aga jätkame siis samas rütmis, et Kristjan esiteks küsikski, et kui palju oli ette näha seda, mis on tulemas, et kas nii-öelda enne eriolukorra väljakuulutamist olid teil juba mingid plaanid paigas, et mis te tegema hakkate ja kuhu suunas kõik liigub? Kindlasti meil oli plaanid olemas, aga need polnud üldse need plaanid, mis nüüd siis teostuma hakkasid. Et meile tuli nagu ka ilmselt kõigile peale nende, kes ütlevad, et nemad nägid ette midagi ja see täieliku üllatusena see COVID-i epideemia algul nagu tundus mullegi, et see on ju et see oli mulle nagu arusaamatu või nagu siuke nagu üle võimendatud, eks ju, et oli mingi deniali või eitamisfaas ka, eks ju. Et meil oli nagu, et see nagu meie plaanid seiskas nagu paiskas ikka väga segamini, et meil olid siuksed 2 mobiilsed baari planeeritud, kus tulevad siis 10 vaadi kokteili ja need pidid siis tegema suvega 150 üritust Eestist, on ju. Ühtegi üritust see aasta Eestis põhimõtteliselt ei toimu, on ju. Võib-olla midagi teeme, aga see nagu oli väga suur auk meie eelarves on ja või nagu prognooside eelarves, et no ja siis teine asi oli ka see, et kuidas see meid kõigepealt tabas on, et me oleme peamiselt Horeca bränd, ehk siis nagu Horeca on siis hotels, restaurants, catering, siia lähevad ka baarid ja kohvikud ja restod ja klubid.
mis on siis tegelikult meie põhi nagu kliendid ja nende nagu osakaal on tegelikult 70–75%, võrreldes siis ketid on 25%. Ja kui ühel hetkel nagu valitsuse öelnud, et te peate kinni olema, või siis nagu on piirangud siuksed, et keegi sinna tulla ei tohi, siis nagu see oli ka meie tellimustes ja asjades väga hästi näha. Ja nüüd sealt siis hakkaski nii olema, et ühest küljest oli sul vaja sai aja maha võtta korraks, et sellepärast, et selle praegu kirjutatud plaanidega edasi ei lähe, eks ju, kuniks midagi muutub. Ja siis meie nagu mõte oli esialgu ikkagi nagu pigem rohkem niimoodi, et okei, aga aitame siis vähemasti omalt poolt, et see olukord saaks võimalikult ruttu läbi. Nii, ja kui me saime mingi esimeste kohe aru, et poest on nagu desinfitseerimisvahendid ära ostetud, kuskilt ei saa, mingid spekulandid müüvad sul mingi 3-liitris kanistres mingi 100 euroga, siis tundus okei, guys, et we should help and we can help, ja siis hästi ruttu võtsime kätte ja tegime tootmise ümber desinfitseerimisvahendite peale keskenduvaks. Ja meie kohe algusest peale oli meie nagu approach see, et meie teeme seda nagu mõistliku hinnaga, me teeme seda nii soodsa hinnaga, kui me saame endale lubada. Ja kui meie seda hakkasime esimesel päeval oma e-poes esialgu pakkuma, siis lihtsalt see huvi oli lihtsalt nagu uskumatu ja need tellimusi tuli nagu ikka väga palju ja et meil on hea meel sellepärast, et me saime nagu päris inimesi aidata ka siis ja pakkuda nagu mõistlikku hinda, mitte lihtsalt nagu teenida kellegi teise kannatuste või mingise hetkeolukorra tõttu. Ja tänase päeval oleme siis olukorras, et kus meil nüüd siin on desinfitseerimisvahendil on nagu ka välismaa huvi ja kliente ja et me oleme otsustanud, et me jääme seda kõrval tootesarjana ka tegema. Meil on oma arusaam, et kuidas me eristume sellest teistest, nii tooraine kui nagu brändi loogika mõttes. Et meil on selles mõttes põnevad ajad praegu käsil ja kindlasti ka eest olemas ette oodata. Aga selles suhtes, et toormaterjali osas või pakendi osas või mis need, ma ei tea, takistused on olnud selle uue toote toomisel? See tooraine, mis põhitoimeaine, eks ju, mis meie desinfitseerimisvahendis töötab, on etanol. See on piiritus, kvaliteetne Eesti rukki piiritus on ja see tooraine tarnija meil oli ju olemas varemgi, kui me tegime oma džinni kokteile, eks ju. Et see arusaam meil oli kõik nagu olemas, et kuidas sellega ümber käia, kuidas seda mõõta, eks ju, et seal on hästi palju tingimusi ja reegleid, mille sa pead vastama, et see oli meile selge. Nüüd, et see retsept on ka ju iseenesest on lihtne, et me lähtusime WHO ehk siis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni niisugust nagu indikatsioon või spikker retseptist, et tasub usaldada niisuguseid asju. Ja lihtsalt, et mis oli meile nagu väljakutse on see, et okei, et kus me saame üks väiksed pakendid, me pole nii väiksed pakendid kunagi pannud, kuidas meie see workflow sellega tööle hakkab ja hästi nagu tobe asi oli siis see kriisi kõrghetkel, aga nagu natuke ka praegu, et nende pakendite tarned ei ole siiamaani läinud täiesti normaalseks. Et need tehakse muidu Hiinas on ja need, ütleme, 100-millised plastikust spreipudelid näiteks on ja et Hiinas esiteks nad ei tootnud selle aasta või kuu aega ise mitte midagi, siis nad nagu lockdownis, eks ju. Pärast seda oli see kõik siuke nagu natuke kauboiturg, nagu ilmselt on kõik kuulnud ka, kuidas Jaak Aab on proovinud seal mingi näomaske saada ja Eesti riigile müüakse ka mingi valede litsentsidega mingi asju, eks ju, et see on nagu natuke on see siiamaani see, et need, meil on praegu tobe see, et meil on erinevad pakendid on nii erineva välimusega, küll on meil siin, et meil on 100 milliliitrit pakendid 3 tüüpi on ja, et see on praegu siuke ikka veel natuke kriisi keskne või järgne teema. Varsti hakkame kõik olema nagu ühes siukses tootesarjas, selge nagu välimusega, et saad aru, et okei, see on punch sanitizeri oma on ja et sul tekiks ka nagu brand recognition nagu rohkem, mida on praegu nagu
seni on raske tekitada, kui sul need etiketid on küll samad, aga pudel ise nagu muutub siin nagu mingi iga nädal uus. Just. Aga Mikk, teie teekond, mis juhtus, kui see uudis tuli ja kui valmis teie olite selleks? No kui sa mõtled uudise all seda, et see Hiinast tuli, siis veel keegi ei tegelenud millegiga siin, kõik läks samamoodi edasi. Aga kui see juba siia Euroopasse jõudis, ma kujutan ette, et siis oli nagu selline ikkagi nagu esimesed need juhtumid, siis me ei mõelnud selle peale üldse, et mis nüüd edasi saab, vaid pigem nagu lootsime lihtsalt, et see ei jõua siia ja me saame oma tegevuse jätkata nii, nagu me oleme seda teinud. Aga kui see nagu reaalsuseks sai, siis läks umbes, ma mäletan, et nädal aega oli umbes sellist aega, mis nagu restoranis toimus, oli, tulid ainult mingid julgemad, umbes sellised inimesed, kes ütlesid, et neid see ei puuduta, et miks me peakski midagi muutma enda käitumises, aga siis tuli juba selline aeg ka esimese nädalaga kätte, kus nagu kõik töötajad hakkasid kartma, väga raske oli, mäletan, see esimene nädal oli ikka väga keeruline, kui see siin Eestis enne eriolukorra väljakuulutamist oli see nädal oli hästi keeruline. Ja kui kiirelt meie reageerisime, oli see, et põhimõtteliselt see samal nädalal me saime nagu siis üks nädal enne eriolukorra algust me saime nagu aru, et meil on vaja kiirelt midagi muuta. Ma ei oska selle, mul on päris palju küsitud, et kuidas me nagu nägime ette seda nagu nii kiirelt. Ma ise ütlen, et ma ei ole kunagi aru saanud, miks teised ei näinud seda ette nii kiirelt või et miks nemad midagi siis kohe muutma ei hakanud, miks restoranid hakkasid mingi poole kriisi pealt neid asju tegema, mida meie juba alguses tegime. Ma ei oska selle vastata sellepärast, et see tundus nagu nii loogiline asi, mida teha, sest selle mõtteni jõudmiseks, millest ma üldse räägin, on see, et me hakkasime siis põhimõtteliselt kojuvedu tegema. Ja selle mõtteni jõudmiseks kulus väga vähe aega. Põhimõtteliselt esimesest hetkest saadik, kui me nägime, et inimesi siin enam ei ole, kassad on väiksemad, me peame midagi tegema lihtsalt, et vastasel juhul me oleme siin 2 aastat vana restoran, me oleme 2 aastat vaeva näinud ja me peame lihtsalt kinni vaeva, peame 60 inimesele ütlema, et sorry ja palga asemel anname kasti kokat neile ja me ei tahtnud seda teha. Ja siis me pidime nagu meie nii-öelda sellise juhtkonnaga siin pidime väga kiirelt mingid otsused vastu võtma. Võtsime punti meie hea sõbra Veiko Straussi, kes on siis siukse ettevõtte nagu Fleet Complete turunduse peal. Aga ta meid üldse nagu käib siin palju söömas ja aitab meid tihti peale ja ka tema aitas sellele mõttele kaasa, et aga kutid, et hakake oma kojuvedu tegema. Ja see mõte ei tundunud üldse keeruline sellepärast, et kes Kolmentilli restorani kohta midagi teab, siis kuna me teeme siin tänavatoitu üldjuhul sellist mitte küll burgereid, aga igasuguseid muid erinevaid maailma tänavaköögi sööke, siis me mõtlesime, et et teeme ära ja tänu Veikole ka me võtsime siis hästi kiirelt Real Sarvist, me lõime omale veebipoe. Esimesest hetkest oli selge, et inimesed ei taha elu sees leida kodulehelt telefoninumbrit ja helistada ja esitada oma tellimust, vaid me sellist varianti kunagi ei proovinud isegi, vaid tegime endale esimesest päevast selgeks, et me peame tegema veebipoe, kus inimene saab rahulikult omale valida asjad välja, maksta ja oodata. Mida me küll ei suuda teha, on see, et me ei suuda inimesele pakkuda sellist süsteemi netis, kus inimene saab jälgida oma söögikulgu. Aga see on juba natukene nii-öelda suurem arendamine. Ja siis põhimõtteliselt samal nädalal enne kriisi siis me tegime selle süsteemi ära 2-3 päevaga. Ajasime maksekeskusega asjad korda, et inimesed saaks kohe maksta, oleks ikka tore. Meil on endal siin koha peal selline nii-öelda kriisi ajal
on ka veel praegu üleval, on siuke staap, mis koosneb 3 arvutist ja 1 operaatorist. Ehk siis asi on tõsine. Reede-laupäeval meil on siin 2 operaatorit ja nemad tegelevad ainult söögitellimuste vastuvõtmisega, komplekteerimisega, kõige sellega. Eks me tegime siukse väikest moodi logistikakeskuse omale siia. Lisaks siis kullerid, keda me ei hakanud kuskilt väljast otsima, vaid me otsisime enda selle suure meeskonna seest välja inimesed, kes on võimelised autoga sõitma ja kellel load on. Ja autosid sai igalt poolt otsitud. Paljud mu sõprade autod on kasutuses olnud. Minu auto kogu aeg. Ma sõitsin ise vist 1,5 kuud pea iga päev. Olin kuller. Ja noh, niimoodi ta läks ja asi sai üsna hea tagasiside. Ja põhimõtteliselt siis meie nii-öelda teenindajad olid teenindajad edasi, aga lauad asusid kas siis 3 või 5 kilomeetri kaugusel näiteks. Nemad lihtsalt toimetasid selle inimestele koju ja kokad tegid täpselt sama tööd edasi ning kõik olid rõõmsad. Väga raske aeg, aga kõik olid õnnelikud, et neil tööd on. Siuke lühike jutt. Aga sa ütled, et sa ei saanud nagu aru, et miks teised seda ei teinud, et kas nüüd selle paari kuu jooksul on teie poole pöördutud ka teistest taolistest ettevõtetest, et kuulge, et mis te tegite, kuidas te tegite ja me tahaks ka, et andke nõu või? Ja tegelikult on hästi palju pöördutud. Ma olen sellest päris paljudele rääkinud, kuidas ja miks, aga tegelikkuses tuleb aru saada erinevatest asjadest, eks. Et need süsteemid, mida meie kasutusele võtsime, ma näen, et need on suuresti ongi suuremate kohtade, suuremate restoranidele nagu kasulikud. Sest et kui on väike restoran, kes teeb kaasamüüki, siis sellist mingisugust logistikakeskust ei ole nagu otstarbekas üles ehitada, sest et see ühesõnaga see mastaap on natukene suurem ja ning lisaks, mida ma inimestele ütlesin, oli see, et kuna meie siuke taust on olnud ka lisaks kohapealsele müügile nagu selline kaasamüügi läbi siis Wolti eelnevalt ja Bolti on olnud selline üsna suur osakaal on sellel, siis meil oli nagu lihtne selle asja nagu jätkata ise. Aga hästi paljudel restoranidel, kellega ma rääkinud olen, nad on idee poolest nagu täiesti teistsugused ettevõtted, et nad pakuvad, kes meist tahaks süüa mingit veisesteiki kodus. Kui sa oled seda varem nagu pakkunud, siis on päris keeruline hakata nüüd üks päev burgereid müüma. Et rahvas on mingi asjaga harjunud ja meie puhul oli see lihtne, et inimesed teadsid, mida nad saavad. Ja see tegi meile olukorra lihtsamaks ja paljude jaoks kahjuks ma arvan, et see muutus väga raskeks. Restorani toit kojuveona, sa mõtled? No just täpselt, et meil on siuke alge sellele oli olemas ja siis meil oli lihtne sellele ree peale hüpata. Kas ma võin ise ka küsida vahepeal, aga see peamine see stiimul oli siis nagu see, et Wolti nendest kõrgetest tasudest saada ära jätta need või oli peamine stiimul siis nagu see rohkem, et anda nagu töötajatele, kes muidu on ettekandjad ja kulleri ülesanded, nad saaks vähemasti palka neile maksta? See on hea küsimus. Tegelikult on niimoodi, et kui me alguses siin neid koosolekuid iga päev, iga tund tegime, siis meil oli ainult üks eesmärk oli sellel kojuveal oli see, et me tuleksime nulli põhimõtteliselt ja kõige tähtsam see, et me saaksime oma töötajatele pakkuda tööd. Et seda Wolti me ei võtnud kunagi kõrvalt ära. Need tasud on tõesti hirmsuured, nagu enamus teab, on kuskilt kuulnud. Aga me ei katkestanud teda kunagi ära, sellepärast, et ta mingisugust käivet ikkagi liigutab. Ja peamine eesmärk oli meil nagu enda inimesi hoida ja neile pakkuda tööd. Ega paljudele see autojuhi asi ei meeldinud ka, aga mis teha? Aga praegu kumb paremini müüb, kas Wolti või teie enda koduleht? Kriisi ajal müüsime meie, aga me ka nägime turundusega päris palju vaeva. Ma loodan, et ka teieni on see vähemalt mingite kanalite pidi jõudnud, et me sellist teenust pakume.
ja paljud mu sõbrad, et kõik räägivad, kuidas nendeni hästi jõudnud, me olime pildis, me tegime teatavaid turunduslükkeid päris palju ja õnneks saime siukse hea tagasiside ja inimesed, meil on täna 2 kuu möödudes me võime öelda, et meil on olemas mingi kindel hulk inimesi, kes siiamaani arvab, et ta aitab meid tänu sellele, kui ta tellib meie kojuveosüsteemist. Ma arvan, mina nägin ka seda kuskil Postimehes või kuskil siukses kohas mingi umbes pealkirjaga Tartu restoranipidajad leiutasid süsteemi, kuidas hirmkallites Wolti teenustustest kõrvale põigelda või mingi siukene hea pealkiri oli ka. No tegelikult see ei olnud kunagi eesmärgiks, see on saanud nüüd eesmärgiks natukene. Ehk siis nüüd on nagu küsimus, et kas minna nende suurte tasudega kaasa. Aga tol hetkel kriisi ajal oli iga Wolti tellimus ka oli ikkagi suureks abiks ja sellest ma usun, et igal ühel, kes üldse kinni olles neid koju või asju pakkusid, siis Wolt oli ikka suureks abiks. On siiamaani tegelikult. Ma küsiksin arenduse kohta, et praegu on tulnud hästi kiirelt nagu uute ideedega välja tulla, et kuidas teil tavapäraselt selline tootearendus ja Miku puhul võib-olla siis teenusearendus käib, et milliseid kanaleid, ma ei tea, ideede ammutamiseks või suhtlete te omavahel töötajatega, et kuidas see nagu sünnib? See uus toode või uus teenus? Ma võin alustada, jah? Näiteks. Okei. Ühesõnaga, kuidas meie üldse restorani tegemist näeme siis, või baari tegemist või mida iganes sellisel elualal tegelemises on oluline see, et kui me 3 tilli näiteks tegime, siis me alustasime inimestest. Selles mõttes, et kõrvalt näen nii palju ettevõtteid, kes alustavad näiteks tehnika tellimisest või alustavad näiteks ruumide remontimisest või millest iganes. Meil oli niimoodi, meil oli kohe alguses selge, et me võtame endale kui me jaotame oma ettevõtte tegevuse, ma ei tea, 4-5 siin erinevad asjad, näiteks köök 2, pitsa, tavaköök, teenindus, juhataja, mis iganes. Et siis me peame saama igale kohale nii-öelda väga hea inimese ja siis nende järgi hakkame nagu seda tiimi looma. Et kõige tähtsam, mis me siin 3 stiilis oleme püüdnud arendada, on siis tiim. Sest et tänapäeval põhimõtteliselt võid ükskõik kus ju süüa teha, kui välismaal nad ringi käia erinevates garaažides, mis iganes. Et see olustik, see koht ei loo nagu seda väärtust, vaid tegelikult siis inimesed. Ehk siis meil on olnud kogu aeg 3 stiilis üsna suur otsustajate ring. Me kaasame pea kõiki inimesi. Me üritame kõik, kes siin töötavad, me üritame neil olla hästi lähedal. Me üritame neilt saada, ma ei tea, erinevatel koosolekutel arvamust ja see on nende jaoks väga oluline. Ehk siis ka tootearenduse puhul, et kui restorani puhul tootearendus siis käib, esmalt on see siuke mõtete kogumine, tõenäoliselt me oleme hästi palju infot saanud ise välismaal käies igal pool, ma ei tea, Kuubast, USA, mis iganes, Aasiani välja, kõik Euroopa riigid. Tegelikkuses meil on nii palju nagu sellist välist nägemust, kuidas asjad võiks käia ja seda me oleme siis oma restoranides püüdnud arendada. Aga selline tootearendus või siis teenusearendus meie puhul käib igapäevaselt. Selles mõttes, et me oleme siin püüdnud järgida sellist asja, et me põhimõtteliselt ei jää kunagi seisma, et me üritame kogu aeg ikkagi olla uute asjadega pildis, olla nähtaval, sest et vastasel juhul see jääb inimese jaoks igavaks lihtsalt.
ma ei ütle, et restoranis menüü iga kuu muutub, aga me siiski, ma ei tea, kas arendama enda tiimi siseselt asju, et inimestel oleks siin parem olla või siis samamoodi need tooted, see olustik siin, kõik see on nagu pidevas nagu muutuses ja me ise loodame, et nagu pidevalt paremuse poole. Kas klientidelt ka nagu sisendit tuleb? Restoranis tuleb klientidelt iga päev sisendit. Mõni sõimab näo niimoodi täis, et tüdrukud tihti peale mõned ikka nutavad, kui koju lähevad, aga teistpidi tuleb jällegi väga palju sellist positiivset sisendit. Ja mis oli tore selle takeaway'ga, just selle meie kojuteenusega oli see, et seal oli peaaegu kõik 100% oli positiivne. Hästi tore oli, inimesed soovisid häid soove alati, et see contactless delivery, mida me siin aretasime ise ka, see nägi päris naljaks välja. Põhimõtteliselt on see tehniliselt selline, et kui sa astud autost välja, siis sa pead ise mõtlema välja plaani, kuidas selle inimesele teada anda, et söök on seal, sa kas helistad, koputad, mida iganes, aga paned selle söögi kuskile maha, astud mingi 4 meetrit kaugemale, siis lehvitad, räägite juttu või siis ühesõnaga see oli hästi tore, et inimesed olid väga nagu positiivsed ja kõik soovisid, et me kunagi siin restoranis jälle näha saaks. Ja, no see restorani elu üldiselt on tagasiside on positiivne, aga on erinevaid päevi. Ja. Nagu ikka. Just. Aga Kristjan, kuidas teil tootearendus üldiselt? Võib-olla mitte nüüd siin kriisisituatsioonis, et sellest me natuke kuulsime. Et kuidas meil tootearendusega läheb või? Jah. No, ja kust need ideed sünnivad ja kuidas? No ma võin natuke rääkida, et üldse, mis tootearendusi me teeme. Et me arendame, meie tootearendus juhke, et me teeme midagi, mida Euroopas veel peaaegu ei tehtagi. Mõned ettevõtted teevad, et praegu meil on fookus vaadikokteilid, mis siis vaadikokteilid siis aitavad baaridel müüa või klubidel müüa või festivalidel müüa umbes 5 korda kiiremini jooke. Niimoodi need maitsevad samamoodi või paremini, kui need oleks ise tehtud. See tähendab seda, et kui varem ei saanud sa festivalidel müüagi kokteile, sellepärast et see jookseb kohe kokku, siis nüüd sa saad. Ja meie tänaseks nüüd teemegi peale nende oma eriretseptide, me teeme siin vaatidesse Aperol Spritzi, me teeme gin toonikut, me teeme mojitot, me teeme Hugo Spritzi. Need siin tellijad on Noa restoran, Kaifi kokteilibaar, Sveta baar, samuti Taani ja nii edasi. Meie järgmised need tootearenduslikud siid on nüüd see, et osata teha kõiki klassikalisi kokteile vaatidesse. Ja need mõned on oluliselt keerulisemad kui teised on. Et need kokteilid, kus on sul mingi tekstuur või kreeme tähtis, näiteks viski saueril see munavalgest tekitatud vaht ja tekstuur seal on ja et seda nüüd matkida niimoodi, et vaadist tulla saaks sama hea või parem on nagu suhteliselt raske. Aga selleks me just siin hairisime, aga ma veel ei saa öelda, aga ühe Eesti parima kokteili võluri meile ja sellega see tootearendus käib nagu täiega edasi. Ja meil siin tulevad veel uut tehnikat nüüd suvel ja sügisel ja ka talvel, mis lubab siis teha meil nagu ambitsioon on ikkagi olla nagu meie ambitsioon on olla 5 aasta pärast Euroopa kõige innovatiivsem joogivabrik ja selleks meil tuleb ka tehnikat, mis nagu sinna tuleb mingi see vaakumdestillaatorid, mis lubab sulle apelsinist võtta just täpselt selle tsitruse noodi välja, mis sulle meeldib on ja või võtta sellest kokteilist see konkreetne lõhn välja panna seda teistesse kokteilidesse ja nii edasi. Meil tuleb sinna mingine kõrgtehnoloogiline homogenisaator, mis põhimõtteliselt nagu lubab siis kokku segada meil nii rasva kui vett ja niimoodi, et ta lahustub lõpuks ära ja see hakkab toimima niimoodi, et sul on niisugused
põhimõtteliselt mis omanisadr teeb, ta võtab need pikad molekuliahelad ja ta tükeldab need ahelad niimoodi ära väiksemateks juppideks ja niimoodi nad hoiavad paremini kokku. Et nad suhteliselt siuke nagu labori või NASA nagu teema hakkab sealt välja kooruma ka, et sellega me praegu tegeleme. Samuti meil tuleb ka huvitav, ma nüüd hakkasin nii vabalt rääkima, ma ei taha neid üllatusi ka nagu ära välja rääkida, eks ju, aga meil tuleb et tuleb ka 2 uut tootesarja täiesti, mis on siis suunitletud rohkem siis jaekaubandusele. Ehk siis rimid, selverid, prismad ja nii edasi. Et seda turuosa ka seal suurendada, et see saab siis olema natuke soodsamad ja natuke nagu võib-olla arusaadavamad tooted tavainimeste jaoks. Väga põnev. Tegelikult need olid ka küsimused, et selles suhtes me oleksime sinna jõudnud, et kus sa tahad olla 5 aasta pärast ja mida muud peale olemasolevat toodete, et mis veel plaanis on, et see on väga põnev ju, et kõlab väga põnevalt. Aga mis need ärilised ambitsioonid on 5 aasta pärast, et kuhu te veel nagu, mis turge vallutada ja kuhu veel nagu edasi annab minna? Meil on nüüd väga selge nagu arusaamine, et alates eelmise aasta lõpust meil on siis nagu põhifookus on ekspordil. Me näeme, et me saame siin Eestis kasvada küll veel nagu vähemasti 3-4 korda nende sama toote portfelliga, aga me ei kavatse seda ootama jääda, sest et nende nagu uute klientide saame siin Eesti turul, et ei ole eriti paare, kus me nagu veel ei oleks ja tahaks olla, et meil on nagu see kasv tuleb oluliselt kiiremini eksportturgude toel ja ega Eesti ka ütleme, et need trendid eelkõige tavaliselt ei hakka nagu siit, ja meie elame nendes kokteilimaailmas ja vaadikokteilidega nagu oma ajast natuke ees praegu, meil tasub olla nendest ees nendes turgudel, kus see innovatsioon on lihtsamini vastuvõetav, praegu me näeme, et see on UK, Taani väga hästi, eks ju. See on nagu üks asi selle juures, aga meil on ka väga selged arusaamad, et ekspordi osakaal peab iga aasta tõusma nagu julgelt. Praegu me näitena tuua, et kui käsitööpruulijatel on Eestis edukamatel vähemasti, olgu see siis Põhjala, Pühaste või Tanker, on ekspordi osakaal umbes 60–70%, 65% vist kogu müügist, siis meil eelmine aasta oli 4%. Et see on siis nagu näide, me pole üldse tegelenud eksportturgudega ja see on tegelikult see suund, kus me läheme ja aastaks 2025 me siis prognoosime, et eksportkäive kogu käivest on meil 95%, et 5% Eesti turuks. Wow. Kas tootmine jõuab järgi? Meil on, see on ka üks vahva asi, mis meil on nagu huvitavam on tavalisest õllemeestest või siidrimeestest et tihti näedki, kui inimesed käivad meil vabrikus külas, siis nad on natuke nagu pettunud, siis nad ei näe seal umbes mingi 20 seda suurt tänki, kus need joogid sees on. Ja miks meil seda 20 tänki pole, on sellepärast, et meie toote valmistamistsükkel on kuskil 14 tundi, ehk siis sellest ajast peale, kui me nagu hakkame alles džinni tegema, kuniks see nagu džinni kokteil on, ütleme, pudelis või vaadis, läheb meil 14 tundi. Ütleme, et läheb siis üks päev. Keskmine õlle valmib mingised pale ale'id kuskil 21 päeva, need on need kiiremad õlled, mingid laagrid valmivad veel kauem ja mingised tumedad õlud nagu veel eriti kaua, ütleme 21 päeva. Siidri puhul see on kuskil siis 120 päeva, mis siis lõpuks tähendab seda, et meil on vaja, et teha sama kogus jooki 20 korda vähem mahuteid või 120 korda vähem mahuteid, põrandapinda, mingit rauda, kui nagu konkureerivatel, ütleme, nagu toote sarjadel. Sellepärast tähendab, et meie toode on ülihästi skaleeruv, mis tähendab, et see on ka nagu, me ei pea panema sinna mingiseid ületuid rahasid sisse, et see tootmisvõimsust üles tõsta. Ja ma loodan küll, et see jõuab järgi, et meil juba on tellitud ja juulis jõuab järgmine tänk juurde, millega me saame siis teha mingi ka obskuursemaid seal jooke ja vaakumid kasutada infuseerimisel ja nii edasi. Väga äge.
Aga Mikk, et võib-olla küsimus sinule, et kuna see puudutab rohkem restoraniäri, et kui palju te olete oma töötajatega nagu oma kliendist rääkinud, et või üldse kliendi, ma ei tea, suhtlusest, koolitus, kas see on nagu, sa ütlesid, et te valite omale töötajaid, eks ole, noh, et inimene on nagu see suurim vara, et kas see on tulnud nagu aastate pikkuse jälgimise tulemusel või et võt see inimene on naturaalselt nagu sobib sellele tööle või te tegelete ka nagu töötajate arendamisega pidevalt või kuidas, sul on mikrofon väljas? Nii, nüüd on korras. Aga ja, selleks, et restorani pidada nagu edukalt, sa pead oma inimesi kogu aeg koolitama ja need koolitused hakkavad pihta toodetest, lõpetades igasuguste müümiskoolituste ja siis üldse käitumiskoolituste ja kõige sellega, et neid koolitusi on restoranis päris palju. Me tegeleme sellega muidugi aktiivselt ja noh, tegelikkuses on ka meil selline, võiks öelda, et isegi üsna nagu suur sõel, et me tähendab, vabandust, üsna väike sõel. Põhimõtteliselt meie juhataja, kes inimesi alustab selle värbamisprotsessiga, siis jah, me oleme päris paljud inimesed sellesse kaasatud, et me hindame kuidagi inimese omadusi, väliseid, ma ei tea, tegureid ja nii ta on. Aga mida me näiteks köögis teeme, on see, et me oleme mõnda aega juba tagasi aru saanud, et tänapäeval restoranides töötavad kokad peaksid olema eelkõige inimesed, kellele meeldib süüa teha. Me ei ole mitte kunagi selle 5 aasta jooksul, mis me siin neid asju teinud oleme, ei ole eelistanud koka või siis teeninduspaberitega inimesi restoranides. See on võib-olla selliseks kergeks lisaväärtuseks, aga kui on nagu näha, et tema soov ei ole tegelikkuses siin töötada või neid asju teha, ta peab süüa tegema vastu tahtmist, siis me oleme kohe nagu selle asja välistanud. Et me oleme alati kõigile igal pool öelnud, et kui me otsime uusi kokkasid ja kui sa oled kodukokk ja sulle hullult meeldib süüa teha, heas seltskonnas aega veeta toredate inimestega, siis me ootame sind. Aga jah, ega kokatöö on väga keeruline, võib-olla kõige keerulisem amet üldse. Nii et keskkonda, mida me siin loome, me peame nagu hoidma sellise väga mõnusana ja nende erinevate läbi koolituste ja kõigega. Inimene tahab kogu aeg näha, et teda märgatakse, eriti sellises suures tiimis. Väga õige, aga kuidas see töötaja motiveerimine käib, Töötaja motiveerimine käib... kas või näiteks, kui me räägime praegu nendest viimastest kuudest, et hästi kiiresti on hästi palju muutusi, eks ole, et nii, et nüüd sina pead hakkama seal operaatoriks ja sina pead hakkama autojuhiks, et kuidas selliste asjadega kaasa on tuldud? Meie puhul väga hästi. Me ei ole pidanud koondama mitte ühtegi inimest. Me ei ole ise mingid hämaraid kanalaid pidi inimesi ära saatnud, tekitades mingeid veidraid olukordi siia, et võta või jäta umbes. Me oleme kuidagi nendega, see on ka kõik eelnev töö, et see, kuidas inimesed meiega olukorrast aru said, seda aktsepteerisid, see on eelnev töö, ega kui eelnevalt oleks tiimisisene vibe selline väga kesine olnud või omanikud jäävad kaugeks või juhataja on veider või mida iganes, siis need probleemid oleks palju nagu kiiremalt tekkima. Aga ma ütlen jälle, et nagu ka selle kojuveo teenusega, me põhimõtteliselt olime eelnevalt teinud asju õigesti, ma ise vähemalt näen niimoodi.
ka inimestega siin meil ei olnud tõesti pea ühegi inimesega nagu üldse muret, et ta ei saaks aru, et mis toimub. Kõik väga hästi teadvustasid endale, mis maailmas toimub ja meil ei olnud neid raske motiveerida sellepärast, et inimesed võtsid vastu selle töö, mis meil oli ja pigem oli tore. Mõnele võib-olla autoga ei meeldi sõita, aga tegelikult ka mu enda näitel siis tegelikult oli kihvt oli midagi nagu teistsugust vahel sellist teha. Ja motiveerimisega ei olnud raske. Lihtsalt need kiired ajad, kui restoranis on siin, ma ei tea, 50 toitu järjekorras, siis aga see on koka jaoks tavaline selles mõttes. Siis tuleb talle poolene premium tuua ja nii lihtne ongi või siis hea punši kokteil. Just. Aga Kristjan, teil töötajate poolt oli nagu motivatsioon oli kõrge ka kriisi ajal või tähendab siin viimase 2 kuu ajal? Meil on nüüd niimoodi olnud, et praegu ka ja ka kriisi selle kõrghetkel eriti, et me pidime väga palju inimesi tootmisse juurde võtma. Et meie nagu haierdasime inimesi juurde, sest et nagu me tegimegi ühe päevaga vahepeal mingi 5000 liitrit desoainet, siis seda lihtsalt oli ka vaja teha. Et meie tiim nüüd on ka suurem, aga oota, kas oli mingi suunavam küsimus oli ka või? Sa küsisid lihtsalt, kuidas see küsimus päriselt kõlas? Ei, minu küsimus kõlaski, et viimasel ajal on hästi kiiresti hästi palju muutusi tulnud, et tavaliselt asjad nii kiiresti ei käi, et kuidas sa töötajad nendega kaasa tulid, et kas oli selliseid, ma ei tea. Selles mõttes väga hästi tuldi sellega kaasa ja nagu ka saadi aru, et me ka pakkusime inimestele tööd, kellel oli võib-olla tööga mingid jamad ka nagu on ja et meil tuleb siiamaani iga päev tuleb mingi baarmen kirjutab, et kuule, kas teil on nagu äkki töökäsi vaja, sest et baarid pole veel avatud ja kauaks nad jäävad ja kõik on nagu downsize'inud ennast on ja et meil on selles mõttes, me oleme nagu selline, meil on hea meel, me saame aidata ka neid inimesi, kes isegi hooajaliselt meil töötavad on ja me saame pakkuda neile nagu normaalse koha ja keskmisest selle sektori palgast 30% kõrgema palga on ja et see on nagu selle üle meil on hea meel. Mis puudutab siis mingi konkreetsemaid, siis ma otsin tootmisjuhti ja nüüd siis vist ka head mixologisti ja väga nende otsimine leidmine on olnud aga väga palju raskem ja sest et see on nii ju need meie ootused on nagu nii spetsiifilised ja nii nagu põhjendamatult kõrged on ja et sellega on olnud nagu sellega liiga pikalt läinud, aga ma loodan, et me nüüd vähemasti ühe positsiooni saime nagu suurepärase inimene sinna selle koha täidetud. Aga mis see takistus on olnud, et kas see tiimi sobimine või mingid oskused? Me nagu loodame või nagu oleme eeldanud, et mis need inimesed ootame. Ühest kindlasti peaks olema üliterava maitsemeeltega, B, tugeva kokteili taustaga ise oskama leiutada asju, et oleme tõsi nagu valdkonna ekspert. Järgmise asja, et ta võiks osta või olla juba tehnika kogemusega, kui sa algul tuled ja näed seda, mis meil on, et siis nagu, et see natuke võib hirmutada algul, et siis me eeldasime, et seda ka juba natuke jagab, et tal võiks olla mingi tootmiskogemus selle juures, nüüd, kui sa ootad kõiki neid asju nagu ühes inimesel, siis tegelikult tuleb endale aru anda, et see ei olegi mõistlik nagu seda oodata. Aga et siis me tegelikult võtsime selle nagu ühe rolli, me tegime nagu jagasime 8 ja praegu üritasime need nagu niiviisi ära täita, aga tõenäoliselt meil nagu kogemustega tootmisjuhti on varsti ikkagi vaja. Et sellest ka nagu ümber nagu ei pääseme, praegu oleme nagu shuffleldanud natuke ümber neid siis peapruulija või nagu peatoote valmistaja kohustusi on ja aga jah, et
ma olen ka kindel selles, et sügisel on muidugi väga palju suurem valik nendest kandidaatidest, sest et väga paljud on kaotanud oma töö ja see asi tegelikult nagu, et ärme arva, et see kriis on nüüd läbi või tähendab, et naudime küll suve, aga et mina näen ka ise baari omanikuna ja seda aastat nagu ikka suht nagu baaridele ja eriti klubidele nagu väga tumedades toonides et kuniks vaktsiini tegelikult lõpuks ei ole, siis me nagu päris tavalise eluni naasta ei saa. Kui me just ei lähe mingi selle muule siis karjaimmuunsuse strateegiale, aga isegi selle puhul on need baarid on ikka näiteks Rootsis nagu kinni või niisugused nagu klubilikumad kohad on. Aga siit olekski nagu järgmine mõte, et mis te arvate, mis samme te nagu sügisele otsa vaadates juba täna astute, et kuidas te ette valmistute? Vastasin enne. No selge on see, et üldiselt Eestil restoranides ei ole ressursse nagu saamaks hakkama ilma inimesteta, ilma külalisteta, ma ei tea, üle 1 kuu, ma arvan. Et ma kujutan ette, et see nii-öelda raiskamine on nüüd natukene siuksel tagaplaanil, et ei osteta juurde uusi toole ja uusi laudu ja mingid siuksed asju. Tõenäoliselt valitakse ka inimesi natukene siukse ettevaatlikumalt. Ka meie teeme seda kindlasti. Ja põhimõtteliselt me oleme enda jaoks mõelnud, et mis siis saab, kui see asi nüüd tagasi tuleb. Me oleme sellest pikalt rääkinud ja tõenäoliselt meie jaoks läheks asi täpselt samamoodi edasi. Ainult, et nüüd me oleme olukorras, kus me saame need muutused läbi viia poole päevaga põhimõtteliselt. Toome oma arvutid alla, paneme logistikud tööle, helistame esimestele autojuhtidele ja asi läheb edasi. Selles mõttes meil on nagu väga palju, me õppisime sellest asjast väga palju, et mida me suudame oma restoraniga muuta ja mida me teha saame üldse selleks. Et jah, siis tuleb jälle, et kui see asi peaks nüüd tagasi tulema, tõenäoliselt me oleme selleks kriisiks valmistunud siis natukene paremini, kui me seda praegu olime. Ja nii ta on. Minu vastus on see, või nagu see, et see, mis mina näen, et sügisel nagu hakkab toimuma, võib-olla isegi suvel juba ja mis nagu peaks ette võtma, on esiteks see, et ma olen sellele julgen kiislevada, et umbes 15–20% Eesti toitlustusasutustest nagu ei ole aasta lõpuks alles, kes praegu on alles. Teiseks see, et kindlasti on vaja sellele sektorile täiendavaid toetusmeetmeid juurde. Sellepärast, et kui me räägime näiteks baaridest või klubitest, et kui sul on nagu piirang on see, et sa võid avatud olla ja müüa ka pärast kella 10 edasi, aga sul kehtivad 2x2 nagu nõuded ja täitubus ei või olla üle 50%, siis et millest nagu vist väga hästi aru ei saada, et miks inimesed käivad väljas, inimesed käivad väljas lõbutsemas, tutvumas teiste inimestega, tantsimas, võib-olla isegi suudlemas kedagi, et nad ei käi seal väljas, et juua alkoholi, ja kui need kohad on pooltühjad esiteks, siis keegi sinna ei taha eriti tulla. Okei, ütleme, nad tahavad sinna tulla, aga see kohad on ikka pooltühjad. Su fixed kulud jäävad samaks, Okei, see on võib-olla veits vähem töötajaid, aga töötajatele maksad ikka, turvameeskond võtab sul ikka sama palju palka, internetitasu on sul ikka sama palju, enamuste kohta on üüritasuga ka ikkagi probleeme, et seda ei taheta alandada, et sul jäävad need fixed kulud samaks, aga su revenue on ühtegi poole väiksem, eks ju. Et kuidas sa peaks toime tulema, eks ju. Ja ma väga nõustun nagu Mikuga, mis ta ütles, et enamustel kohtadel polegi nagu likviidseid vahendeid kauemaks kui 9 kuuks, kui nad peaks kinni olema. Ja nii ongi. See on selle sektori omapära. Kõik on nagu, keegi ei kogu enda rasva. Kõik on nagu,
kõik töötavad nagu niisuguste marginaalgi, millega neil saavad ära opereerida, saavad palgad ära makstud, arved ära makstud, aga siin sektoril ei ole mingit nagu ja ma olen suht kindel, et sellest nagu tuleb väga ruttu aru saada, sest et sellele sektorile peab täiendavat toetus nagu tulema, samuti ka turismisektorile ja mõnele muul veel, siis muidu nagu see töötute armeed nagu see läheb kallimaks maksma kui need toetused praegu. See on minu arusaam praegu asjast. Aga toetuste all mõtled sa nagu piirangute leevendamist või midagi muud? Tähendab, ma mõtlen toetuste all seda, et minu jaoks on põhjendatud, miks on niimoodi, et seal baarid või klubid näiteks või tavapäraselt olla avatud. See lähikontakt on seal lihtsalt nii tugev ja nii paljude inimeste nagu nakkusoht on seal nii kõrge. Nüüd, kui sa oled nii teinud, ja me saame sellest aru, miks see vajalik on, siis see lihtsalt see tuleb nagu kompenseerida selle ettevõttele mingil nagu rahalisel viisil. Et nad saaksid sellega toime tulla ja see laen ei ole isegi siin enam teema, sellepärast, et ütleme, kui sul on eriolukord on läbi, aga riik jätab sulle ikkagi nagu sinu ettevõtted laastavad piirangud, kuidas see peaks hakkama saama, siit nagu peaks mingi nagu nõudeõigus tekkima, aga pigem nagu sellest nagu parem tee on, kui riik saab ise sellest aru, et see pole ainult Eesti riigi teema, see on ju kogu Euroopa, kogu maailma teema. Et eks me nüüd näeme, kuidas see Prantsusmaa ja Saksamaa see 500 miljardine abipakett, mis ongi toetustena mõeldud, mille praegu 4 riiki vastu, et mis selle tulevik siis saab, aga see ongi mõeldud nagu otse toetustena, mis ei ole nagu laenu, nagu see praegune KredExi meede on, eks ju. Ja Mikk teab ka, et juba ühe sellise on EAS juba teinud ka, turismi ettevõtete, kui läks toitlustus ka nagu alla. Et sealt juba mingi nagu raha nagu abivajajatele tuleb, aga seda raha pole veel nagu vist minu meelest välja kantud ja isegi kui see tuleb, siis sügiseks on juba ikkagi nagu sama vesi ahjus nagu enamastel. Räägitud on sellest käibemaksu alandamisest, nagu hotellisektori vist on 10% juures. Et restoranidel oleks ka väga suureks abiks, kui see niipidi riik minu arust aitaks. Aga see teema on mõnda aega üleval on juba, ma vähemalt tean, et sellest vähemalt räägitakse. Muutunud see pole, aga juttu on tast olnud ka kõige kõrgemal tasandil. Mis see siis tähendaks põhimõtteliselt seda, et ütleme, kui sa oled ikkagi nagu baar ja näiteks, et sul täituvus ei suurene, inimesi on ikka sama palju, küll aga sa teenid kõrgemat marginaali, sellepärast, et sa siis küsid selle alandatud käibemaksu võrra nagu rohkem raha nagu toodete eest. Ja ma arvan, see aitab eriti hästi nagu restorane, mis aitab nagu klubisid ja late night baare nagu palju suurte külaliste numbritega. See on abi, aga see pole nagu, ma ei usu, et sellest piisab nagu. Kindlasti on see, et see on vist tõenäoliselt paratamatus, et päris mitmed surevad selle asjaga ära ja nii nad jäävad. Aga mina olen alati proovinud mõelda, et ma tahaks olla see koht, mis alles jääb ja ma tahaks olla, sest ma näen vähemalt, et on ju olemas, peab ju olema mitu kohta, kes nagu jäävad alles ja toimetavad mõnusalt edasi. Ei saa olla niimoodi, et kõik surevad, lihtsalt mõned tugevamad peavad alles jääma. Ja ma olen üritanud kõikide oma tegevustega seda kuidagi sinna poole juhtida ja ma väga loodan, et me oleme üks nendest, kes jääb alles. Sest ega inimesi ei vähene, vaid kohvikuid ja restorane vähene. Nii et kuskil tahavad kõik käia. Aga Mikk, kuidas sina näed, kuhu teie olete suundumas siin lähiaastatel, et Kristjan juba natukene avas oma kaartega? Täpselt mu eelmised laused, mida sa nagu restorani pidajana tihtipeale tähele paned, võib-olla mitte nii väga nagu külalisena, on see, et restoranidel on üldjuhul teatud mingisugune eluiga, eriti siin Tartus, et
sa teed ja siis sa sured, siis sa teed uuesti. Aga võib-olla siis on ka selline variant, et sa teed restorani, jääd nagu vinduma ja vindud pikalt. Aga ma tahaks olla kindlasti tulevikus, kui ma mõtlen nagu 5 aasta plaanis näiteks, ma tahaks olla alles esiteks 3 tilliga, sest me näeme, et me teeme midagi võib-olla teistsugust. Rahval on siin tore, siin on erinevaid üritusi päris palju. Me tahame pidevalt areneda ja me tahame kindlasti olla see koht, kus 5 aasta pärast käivad endiselt inimesed. Mitte, et me peaksime tohutult palju muutma, hakkame nii-öelda siuke kergelt surema ja siis ikka pingutame veel. Et me tahaksime 3 tilliga jätkata lihtsalt ja läbi selle arengu, mida me siin kogu aeg igapäevaselt püüdnud oleme, et läbi selle ka edasi toimetada. Ja üleüldiselt mina kavatsen oma tegemistes eelkõige Väike Kuuba näol jätkata. Meil on päris palju huvitavaid mõtteid. Me tahame võib-olla kunagi välismaal baari avada, võib-olla tuleb 3 tilli Tallinnasse näiteks. Et igasuguseid mõtteid on. Aga ma leian, mida ma ise näen, on see, et me oleme võib-olla saavutanud praeguseks hetkeks sellised 2-3 nagu sellist toodet siis, mida restorani, baari, mida ma tahaks nagu edasi arendada. Ma kindlasti ei ürita teha ummisjalu juurde restorane, et mõelda selle pealt äkki ma saan siis rohkem kasu kuskilt, vaid pigem on niimoodi, et nagu mina sellest olen aru saanud, on see, et kui sa restorani mingi sellist asutust teed, siis see nõuab seda, et omanikud on väga tihedalt seotud sellega. Ja praegusel hetkel kõike, mida mina teen, oleme me tõesti tihedalt seotud ja see lõppkokkuvõttes toob sulle inimesed majja. Kui võtad näiteks Eesti parima restorani, mis on pikka aega olnud nii-öelda parim restoran, siis seal on omanikud köögis ja ma võin öelda, et see toimib ja samamoodi väga paljud asutused, ka baarid, et Naivi puhul ju ka tegelikult kõik on ju, omanikud on seal väga tihedalt seotud, nad on tihtipeale leti taga ja sellepärast meeldib meil kõigil seal käia. Et jah, ma tahan tulevikus jääda nende asjadega seotuks, neid edasi arendada, mõelda erinevate linnade peale võib-olla ja eks siis paistab. Tuleva aasta on tulemas Väike Kuuba, võtab tõenäoliselt osa Tartu linna konkursist, kus me saame ka anda taotluse avaldada, et me tahame võib-olla jätkata Tartus ka oma Väike Kuuba baariga, mis on meile väga armsaks saanud ja tõenäoliselt inimestele ka 6. aasta juba ja see on nagu lähitulevik, eks me vaatame, kuidas meie konkurss siis läheb. Aga ma küsiks teie enda kohta, et kuidas teil nagu endal, kuidas te ise olete sellega hakkama saanud, et läbipõlemisohtu ei ole? No, mina teen joogat nii palju, muidu oleks ikka raske nagu. Aga... Kas see on midagi, mida sa alustasid nüüd või oled seda ammu teinud? See on juba 5 aastat tagasi alustatud, aga mulle meeldib see küsimus väga suurt praegu ja mulle meeldib sellepärast, et minu nagu arusaam on täpselt see, et nii hea nagu sul olla endaga on ja ainult nii hea saad olla ka oma nagu ülejäänud maailmale suunatud ettevõtmistes on ja. Et kui sul on endaga hea olla, siis sa ei saa inimesega normaalselt räägitud, su IQ on kohe madalam, sa ei näe asju selgemalt on ja. Et see on nagu super tähtis asi, mis nagu, millel peab kogu aeg nagu mõtlema ja tähelepanu pöörama, kuidas nagu mitte läbi põleda ja kuidas nagu tekitada ka teistel seda õhkkonda, eks ju, et see töökliima ja kultuur oleks nagu siuke, mis toob tulemusi. Ja, aga mulle isiklikult tundub, et kui ma mõtlen selle viiruse kontekstis, siis no, ma näen, et isikliku arenguga minu meelest inimesed tegelevad nagu või liiga vähe ja ma ei saa üldse aru, miks nad sellega nii vähe tegelevad. Aga mulle meil see viiruse kontekstis tundub just nagu see, et
et inimesed on läinud nagu natuke nagu teadlikumaks, teadlikumaks nagu enda suhtest ülejäänud maailmaga, enda suhtest teiste inimestega, enda suhtest nagu loodusega, siia keskkonnateemad ja nii edasi, ma nagu loodaks, et pärast seda, kui see kriis on ka läbi, siis need inimesed jäävad nagu sellest tulevad parematena välja, tulevad keskkonnateadlikumana välja, tulevad nagu hoolivamad välja nagu tervishoiu ja enda tervise mõttes ja teiste tervise mõttes. Selles mõttes minu meelest on nagu, ma ei näe seda, ma arvan, et see võib päris tore olla tegelikult. See mingi uus koroonajärgne maailm võib olla palju ilusam, kui on see koroonaeelne maailm. Et kui suuta ennast sealt nagu august välja hoida ja olla avatud. Seda ka, et nagu kõigil on, mulle teeb see natuke nalja, kui inimesed kirjutavad, et see sotsiaalne distantseerumine et see põhimõtteliselt nagu tekitab mingi psühholoogilised häireid juba ja nii edasi, kus sul ei ole endaga kodus nagu tore olla, eks ju, siis see pole heas seltskonnas, eks ju, ja nagu siis sa pead sellega tegelema, et sul oleks nagu üksi okei olla, sest et muidu, kui sa lähed, oled terviklik inimene, kui sa lähed midagi otsima, siis nagu kogu aeg teisest asjast, siis see natuke veel võiks nagu mõelda selle peale või rohkem teha niisugused, mis ma näen ka, et mis see kriis on andnud, et see on andnud rohkem nagu aega nagu siis nagu revideerida enda nagu olekut, et kuidas ma siis tunnen ennast, et mis mul on elus hästi ja minu meelest see nagu väike aja mahavõtmine ja nagu reseti tegemine ja nagu uuesti suuna valimine, see on nagu päris hea isegi. Milleks mul muidugi pole aega olnud, mul on vähem aega olnud kui enne kriisi. No mul on tegelikult umbes sama, ma nüüd olen, ma arvan juba, ma ei tea, 65 päeva järjest tööl olnud erinevates restorani elu üldse, selles mõttes, kui keegi tahab restorani omanikuks hakata, siis teadke, et te olete 7 päeva tööl, mitte 5 päeva tööl. Lihtsalt hoiatan ette. Aga see on kõik lõbus, sellepärast, et see on vahelduv. Sul on nii palju erinevaid olukordi, mis vajavad lahendamist, uued hetked, kõik igasugused. Aga kuidas ma ise hakkama olen saanud, ma võiks öelda, et mõneti tegelikult raskelt, sellepärast, et ma olen terve elu olnud tiimides, erinevates tiimides, töötanud tiimides, lapsest saati olnud, mänginud jalgpalli, korvpalli ja joogat ma ei tee, mis on minu nii-öelda see hetk, kus ma tunnen ennast nagu veidi teistsugusena kui tööl olles on jalgpalli mängides, aga ka meil selle kriisi tulekuga jalgpalli mängimine keelati ju täitsa ära, päris keeruline oli. Põhimõtteliselt ma ei saanudki 2 kuud nagu palli puutuda, sest ma elan linnas ja veider oleks ka mingi linna peal palliga ringi osta, aga et mul ei olnud ka seda hetke ühesõnaga. Ma põhimõtteliselt olin tööl ja toime tulin niimoodi, et käisin, ma ei tea, üksi jooksmus ja see aitas kenasti mõtteid võib-olla mujale panna, aga samas ei olnud kunagi kadunud siuke optimism, et kindlasti läheb mõnel hetkel kõik paremaks ja tegelikkuses oli nagu kõrvalt väga huvitav jälgida kogu maailma tegevust ja et kuidas inimesed nagu ettevaatlikumaks muutuvad. Samas oli tore lugeda igasugused uudised, kuidas õhk on puhtam ja selline asi, et siis oli nagu hea meel. Aga jah, tööd tehes ütleme nii, et vastutus oli suur, on siiamaani suur ja ei olnud aega mõelda, et ma peaks kuidagi läbi põlema, sest et ei tohtinud. Siin on nüüd, hakkab vaikselt meil nagu jutt ringiga nagu peale saama, aga ma küsiks, et siin tuligi, ma ei tea, kas te ise ka näete seda küsimust, et täna on see delta trendipäev
kus ka on mitmeid teemasid ja seal toodi välja, et erinevaid eelmisi kriise, et millised on teie arvates need muutused, mis jäävad seekord püsima või mida te ise loodate, et jäävad püsima, mis te arvate, et jäävad? No ma loodan, et püsima see, et käsitöö kokteilipudelites ja vahetis on populaarsemad kui kunagi varem. aga oota, aga päris vastata siis, et nagu ma vaatan neid siin, neid majanduskriisi 2007-2008, Islandi tuhapilv, epideemia 20 sajand, okei, epideemia 20 sajand võiks küll kõlada nagu see, sealt tuli ka mingeid jäävaid asju. Aga ma arvasin mitmed asjad, et esiteks ma olen suhteliselt kindel selles, et nii nagu meie seda paneeli siin praegu teeme ja kui inimesed kodus tööd teevad läbi kodus olles erinevates kohtades, kus see nüüd on nagu konfirmitud, et see töötab jumala hästi ja ka pärast seda nagu see kõik ei pea olema office'is kohal, et teha tööd, sa ei pea tulema tunnist oma tunde täis istuma, et ma arvan, et see sihuke asi jääb oluliselt tugevamalt teemaks, kui varem on olnud. Mis asjad veel või? Sotsiaalse distantsi osas näiteks, et... Ütleme korda mööda, Mikk. No see tore kätehõõrumine kindlasti jääb. Mul on vist selle 2 kuuga, kuna ma tõesti palju ma olen pidanud olema siin restoranis ja ma ei tea, autos ja kellegi kodukse ees, siis ma olen nii palju käsi desonud, et mul on käed nii puru, et ma ei julge näidata nii kellelegi. Näita palun. Ei näita. Ja siis... Sa ei kasuta Bansi sanitizerit, selle peale on asi äkki või? Kasutan, mul on autos olemas, võin näidata sulle. No sellega ei lähe, kasuta ainult seda. Aga see oli mul nüüd uus selline hilisem ost. Ma varem kasutasin seda, mis kätte sai. Et ma arvan, see kätte desinfitseerimine kindlasti see jääb nagu aastateks. Igasugused asjad, mida kasutatakse ühiselt, need pigem nagu lähevad ära. Ma ei tea, spordis, näiteks meil tiimis jalkas enam kunagi keegi ei joo ühisest pudelist, ma arvan. See asi tõenäoliselt, ka restoranides, et võib-olla inimesed vaatavad vähe veidramalt, kui on tarvis kellegi teise pudelist juua, et siis kohe on nagu uus klaas ja eks need restorani käitumisnormid ikkagi natukene siin vähemalt lähiajal meil jäävad säilima ja ma arvan, et üks kena aastakene need siin endiselt toimivad. No üks asi minu meelest veel on, et need arvukad tuhanded või miljonid äid, mis kolisid kas natukene või palju internetti on ja need sinna ka nagu jäävad rohkem püsima ka. Et kõik need e-poed ja et kaubandus on kolinud nagu nüüd, eks ta oli ka enne kolimas, aga nüüd on nagu väga palju kolinud nagu e-poodidesse. Sorry, see on mugavam lihtsalt. Miks ma ei taha minna nagu mingi poodi, et osta endale mingi sihukest asja. Ja mis veel? No ma arvan, et inimesed teevad koju rohkem süüa nüüd. Eriti siis, kui külmaks läheb. Ja inimesed on tõesti, nagu Kristjan ütles, et inimesed on mugavamad. Ja kasutatakse kahjuks sellist oludele vastavalt sellist tehnoloogia arengut ära. Ma ise olen küll täiesti teistsugune inimene, ma vihkan arvuteid, telefone, kõike seda, aga ma pean kahjuks neid asju töö juures kasutama ja mul on sellepärast seda enam, ma arvan, et inimesed oskavad ka väärtustada võib-olla tulevikus rohkem seda aega, mida nad saavad veeta arvutitest, telefonidest eemal. See on nagu, ma kindlasti arvan, ma olen näinud ka inimesi, kes seda teevad juba praegu, nii et kuna see asi liigub nii palju selles suunas, siis et ma usun, et see aja väärtustamine on nagu võib-olla hinnalisem. No ja ma tahan veel teha, et lihtsalt, et ma ei jätaks seda ütlemata, kuigi ma seda arvan, kuigi see on nii nagu, mina arvan, et see lennundus muutub ka väga palju, et see inimesed olla seal ühes ruumis 12 tundi koos kellegagi lennata, ma arvan, et see hakkab ka muutuma, et see ei kao ära kindlasti, aga inimesed põevad rohkem selle pärast. Reisimine läheb teistsuguseks.
või jääb teistsuguseks, ta praegu ongi teistsugune. Väga hea. Aga ma küll lootsin, et tuleb nagu kuulajatelt ka rohkem küsimusi, et kui nüüd kellelgi jäi midagi küsimata, siis kindlasti leiab teid veel isiklikult üles, et kui kellelgi midagi väga personaalset on, aga ma ei tea, minu meelest oli nagu väga huvitav teiega kuulata. Ja ma ei tea, ootaks natukene, et kas midagi veel tuleb kuulajatelt, vaatajatelt ja kui mitte, et siis... Ma võin Mikult küsida, et kuna sa oled teinud nii baari kui restot, kui palju tülikam on teha restorani kui baari? Kui palju rohkem tööd sellega on? Päris palju tülikam, sest et aega kulub rohkem ja inimesed on palju kriitilisemad söögi osas, kui on joogi osas. Inimesed ootavad restoranid palju rohkem, mina arvan. Baarikultuur Eestis vähemalt on veel selline, kus paljud meist ei oska peale Aperol Spritzi nagu midagi loota, et kui sealt midagi muud tuleb, siis on nagu kena, aga inimesed on selliste vanade harjumuste juures, mis ei ole üldse paha, aga restorani puhul on ju selge, et kui sulle ükskord ei maitse, siis sa ütled, et sa ei tule sinna enam mitte kunagi ja räägid seda kõigile sõpradele ka, et sa ei taha sinna minna enam mitte kunagi. Ja see ongi see suur vahe, et sa pead olema iga päev valmis selleks, et see toit, mis sinna lauale jõuab, on reaalselt ka hea, sest ma arvan, eksimisvõimalusi on palju rohkem, kui on baaris. Selline ta on ja muidugi tiim on suurem ja kõik need asjad, mis pealt näha ka näha on. Kliendi lugusid on kindlasti palju, et Mikk, kas teil on nagu mingid sellist juhtumid ka olnud, et keegi ongi väga negatiivselt meelestatud ja siis te olete ta nagu täiesti ümber pööranud? Et öeldaksegi ju, et see nii-öelda vigade tegemine on see parim viis, kuidas nagu klienditeeninduse taset mõõta, Ei, muidugi, ega me võtame igat kriitikat, mis meile tuleme, võtame ikka, esiteks me reageerime väga kiirelt sellele, me selgitame välja, mis juhtus, miks juhtus, isegi kui midagi on toidust näiteks puudu, see on niisugune kõige kergem viis umbes, et ma ei tea, jätad muna panemata või mida iganes. Selline asi ka ja me reageerime sellele, me vastame inimestele kohe, me räägime nendega, üldiselt nad saavad väga hästi aru sellest ja me pakume alati omapoolselt mingisugust lahendusi, mis inimese jaoks lõpeb ju tegelikult hästi, ta saab täiesti uue söögi või me viime talle takeaway'ga tasuta mingid asjad kohale. Et üldiselt inimese jaoks lõpeb see nagu hästi. Aga on aastate jooksul ikka muidugi olnud ka ikka väga kriitilisi asju, väga erinevaid arusaamu ka sellel poolel, et restoran konkreetselt lihtsalt saab täiesti teistmoodi aru sellest olukorrast, mis oli, kui inimene saab. On ka selliseid asju. Ja ma olen alati öelnud, et me alati arutame need asjad kõik omavahel läbi, sellised väga kriitilised asjad, me räägime kordi, mitmeid, mõtleme, mis saab, mis teeme. Ja tihtipeale me oleme ka inimestele öelnud, et vabandust, et te reaalselt ise eksite nii hullult praegu, et me ei ole nõus lihtsalt sellise kriitikaga. On olemas inimesi, kes konkreetselt solvavad teenindajaid, on väga üleolevad, siis meie kõikides asjades, kus mina seotud olen, ma ütlen ausalt, selline üleolev suhtumine ja ilmselgelt nagu kallutatud arvamus ühele poole ei ole nagu aktsepteeritav. Me ütleme seda inimestele ka hiljem, et see, mida te tegite analüüsides kõike, ei ole nagu okei ja põhimõtteliselt, et meie teed lähevad siin lahku. Et see on nagu selline maailm, et nagu tõesti sellest rääkida ja sellest nagu olla, sellest võiks võtta nii palju aega, et saada aru, nagu, mis erinevad olukorrad siin aastate jooksul olnud on. Aga
teisalt enamjaolt on võib-olla restoran ise eksinud millegiga ja me üritame väga kiiresti inimestele selle nagu heaks teha ja nad tõesti tulevad vastu. Seda on hea kuulda. Ja. Nii, aga äkki siis lõpetame tänaseks. No teeme tänaseks lõpu siis, homme uuesti. Just, et ma näen, et nii 3 tilli kui punš on tegelikult siin väga populaarne olnud ja on edaspidi ka meedias, et teie tegemised huvitavad nagu väga, väga paljusid. Et palju edu teile. Aitäh kutsumast. Aitäh kõigile kuulajatele ka.